Mul on üks lugu Jumala poolt pandud südamele ja see oli väga loomulikult. Mõnikord tulevad võib-olla kõned ja ütlused, tuleb rohkem otsida, rohkem palvetada, aga seekord Jumal hästi selgelt andis selle loo ja pärast oli kuulata, et siin nagu mingid Jumala sõrmejäljed on kuidagi kokku läinud. Aga kellel on paberpiibel või telefon, minul on siin selline suurem telefon natukene, et loeme siit, kus sinul lugemist võimalik on. Võtame lahti Luuka evangeeliumi 10. peatüki ja kutsun täna hommikul keskenduma ühele loole sellest Luuka evangeeliumist 10. peatükist ja milles Jeesus räägib ühest väga erilisest loost. Luuka 10, 25-37. Luuka evangeelium 10. peatükk, salmid 25-37. Loeme koos siis. Ja vaata, üks seaduse tundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja küsis, õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu? Aga Jeesus ütles talle, mis seaduses on kirjutatud? Kuidas sa loed? Tema vastas, armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega ning oma ligimeest kui iseennast. Siis Jeesus ütles talle, sa oled õigesti vastanud. Tee nii ja sa elad. Tema aga tahtis iseennast õigustada, küsis Jeesuselt, ja kes siis on mu ligimene? Jeesus ütles kõnelust jätkates, üks inimene läks Jeruusalemmast alla Jeeriku poole ja sattus teeröövlite kätte. Kui need olid ta riided röövinud ja talle hoope andnud, läksid nad ära, jättes ta poolsurnuna maha. Juhtumisi tuli keegi preester seda sama teed ja kui ta teda nägi, läks ta kaarega mööda. Nõnda samuti ka leviit, kui ta sattus sinna paika ja teda nägi, läks ringiga mööda. Aga sama teed tuli üks samaarlane. Kui ta jõudis temani ja teda nägi, hakkas tal hale ja ta astus ligi, sidus mehe haavad, valas nende peale õli ja veini, tõstis oma muula selga, viis öömajale ning kandis hoolt tema eest. Ja järgmisel hommikul võttis ta välja 2 teenarit, andis need peremehele, ütles, kanna tema eest hoolt ja kui sa midagi veel lisaks peaksid kulutama, selle maksan mina sulle tagasi tulles. Kes neist 3 oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte? Seaduse tundja ütles, see, kes tema peale halastas. Jeesus ütles talle, siis mine ja tee sina nõnda samuti. Ma tahaks täna hommikul seda lugu kasutada ja seda lugu kaasa anda meile igale ühele. Ja mitte ainult isiklikult sulle, vaid tegelikult seda lugu saab kasutada ka täiesti kogudusega koos, koguduse kontekstis. Esimene punkt, mida ma tahaks esile tuua selles loos, on see, et mida me näeme Jumala armastuses, ei peaks valima, keda armastada. Jumala armastuses ei peaks valima, keda armastada. Me ei tea, kes see mees oli. Võib-olla see on väga-väga oluline punkt selles loos. Me ei tea, kes see mees oli, kas ta oli vaene, kas ta oli rikas, kas ta oli vägivaldne, mis on tema taust. Samaarlane lihtsalt läks ja armastas teda ilma mõtlemata. Ta ei vaadanud tema ID-kaarti, ta ei küsinud neid uurinud ja üritanud enne selgeks teha. Ehk siis armastus ei küsi eelinfot, täpsustavaid küsimusi. Ta tegutseb enne, kui ta saab informatsiooni kätte. Ehk siis samaarlane läks, armastas ja Jumal saab teha ülejäänu. Me panime tähele, et selles loos preester ega leviit, nemad ei tegutsenud. Ja tegelikult ei jõua kõigest rääkida, aga justkui loogilised põhjused, miks on ohtlik minna. Võib-olla ta on surnud ja siis sellisel juhul ei tohi minna ja see võib olla vale samm. Võib pühadust rikkuda ja nii edasi. Aga need 2 tegelast selles loos otsisid vabandusi tõenäoliselt, miks mitte minna ja võib-olla isegi mõelnud minna. Aga samaarlane ei küsinud, kes on see inimene, keda peaks armastama. Ehk siis Jumala armastuses ei peaks valima, keda armastada. On esimene punkt selles loos. Teine, mida me märkame päris selgelt, on see, et armastus maksab midagi.
See mees, kes seal pikali oli, tema ju sai lihtsalt abi. Ta oli poolsurnu ja kui ta loodetavasti üles ärkas, mida me usume, et ta ärkas, siis ta oli ikkagi poolsurnu. Aga kui ta üles ärkas, siis ta ei teadnud, kes teda aitas. Tema jaoks see kogu abi oli nii-öelda tasuta. Aga me teame ise ka väga hästi seda, et kuigi meile pääste on tasuta, siis sellest on makstud suurim hind, mis üldse maksta saab. Samamoodi samaarlase loo puhul. See hind ei olnud tohutult suur, aga tegelikult see oli väga suur hind, mida ta maksis tol päeval. Ta maksis oma ajaga sinna, ta maksis oma materiaalset sinna. Ta võttis aega, ta pani haavad kinni, ta valas õli, veini. Ta maksis selle mehe majutuse eest, ma nüüd peast võib-olla ütlen seda, aga vist oli see, mis ta maksis, oli tol ajal 2 päeva palk. Ütleme, see keskmine palk. Ehk siis see panus, mida ta tegi täiesti võõra inimese jaoks, oli väga suur. Ehk siis armastus maksab midagi. Ja see inimene oli nõus jagama armastust täiesti võhivõõrale ja maksma selle eest hinna. Ehk siis selles loos Jeesus toob selle loo esile. Jeesus toob selle loo esile. Ja ta ütleb, et tõeline armastus maksab. See ei ole lihtne, see ei ole odav, aga mulle väga meeldis, üks tunnistusest tuligi esile see, et aga sellised hetked, need on ilusad, kui see hind saab makstud koos Jumalaga. Kolmas asi, mis selles loos väga kõnetab, on see, et armastus ei oota garantiisid. Samaarlane ei saanud lubadust, esiteks ta ei saanud kindel olla, et see mees ärkab ellu. Et ma pingutan, ma maksan nii palju raha, ma panen oma aja, ma panen oma energia, ma riskin võib-olla isegi mingil määral oma eluga, sest et ta pidi jätkama ohtlikku teed. Ta ei teadnud, kas see mees teda tänab, kas see mees üldse ärgates on tänulik, võib-olla ta on täiesti ükskõik, kes teda aitas. Kindlasti see samaarlane ei arvanud, et see mees ärkab üles, otsib ta üles või ta ei eeldanud seda, et otsib selle samaarlase üles ja ma ei tea, hakkab teda teenima või teda vastu armastama, maksab talle mitmekordseks tagasi. Ei, samaarlane ei saanud ühtegi lubadust. Ehk siis tõeline armastus ei oota garantiisid. Ta ei saanud mitte midagi vastu, aga ta ikkagi tegutses. Ja see on usaldav armastus. See on selline armastus, mis on Jumalast, et me armastame inimesi ja me usaldame, et Jumal teeb ülejäänu. Ja me ei küsi küsimusi, me ei oota garantiisid ja me oleme nõus maksma hinda. Selline armastus on see, mis ei sea tingimusi, ei oota kindlustunnet tuleviku suhtes. See oli 3. punkt. Ja viimane punkt, mis mind ennast nii väga puudutas ja lausa pisarateni, kui ma lugesin ja uurisin seda lugu nagu põhjalikumalt, siis selle loo kõige olulisem hetk tegelikult on, kui me lugesime, et sellel samaarlane peatus ja tal hakkas sellest inimesest hale. Tal hakkas hale. Ja võib-olla see sõna, vähemalt minu jaoks on eksitav, see tundub lihtne. Mul on paljude inimeste vastu selline sama tunne, mida ma võib-olla eestiks, mul nagu hale tunne tekib inimese sees. Võib-olla, ma ei tea, sotsiaalmeedias vaadata kurbi videosid, õhtul uudiseid, tänapäeval neid raskeid uudiseid, kelle pärast me tunneme, meil on kahju tunne, me tunneme, et on hale, aga teate, kreeka keelt ma loodan, et keegi siin saalis väga hästi ei oska, ma pean selle sõna, selle hale sõna nagu ütleme kreeka keeles, see on esplachniste. Juba keegi naeris, okei. Aga teeme nii, et kes oskab kreeka keelt, siis pärast ütleb, et ma ütlesin väga hästi ja õigesti seda. Aga teate, see sõna ei ole tegelikult lihtsalt selline, nagu meie võib-olla seda esialgu enamus võtame, et selline kahju või kahjutunne hale. Tegelikult see sõna esplachniste, see on sügav, see on sisemine selline liigutus, mis meie sees koos Jumalaga tuleb esile. Ja teate, evangeeliumid kirjeldavad just Jeesuse puhul seda sama tunnet ja see sama sõna hale, kui me loeme seda piiblist, me teame, et tegelikult selle taga on nii sügav armastuse kogemus, et see ei ole selline, et kahju tunne, mul on sellest inimesest kahju ja väga ilus, et ma seda tunnen, aga ma pean edasi minema. See sõna, esplachnite, see tähendab seda, et me ei saa edasi minna, me peame tegutsema. See on nii ilus ja suur armastus. Ja see tuleb Jumalast. Ja ei ole nagu
põhjuseta, et just Jeesuse kaastunnet inimeste vastu kirjeldades kasutatakse seda sama sõna piiblis. Ja need kõik lood, kus Jeesus tundis kahjutunnet või kaastunnet õigemini, sügavat kaastunnet, siis kõik need lood lõpevad sellega, et Jeesus palvetas, inimene tõusis isegi surnust. Kui oli juttu, kui inimesed olid näljas, ta ei vaadanud kahju ja loodame, et nad saavad. Ei, ta alati tegutses. Jeesus alati tegutses ja selles loos tuleb ka esile see, et see on Jumala emotsioon, mis liigutab südant ja mis paneb tegutsema. See ei jää mitte kunagi teoreetiliseks. Ehk siis, kui me tunneme tõelist kaastunnet ja me tegutseme selle ajal, siis me teame, et me saame käia Jumala südame järgi. Isegi siis, kui me ei tea, mis hinda me peame maksma, kas me saame garantiisid. Ja isegi, kui me ei tunne seda inimest, kes vajavad armastust. Ja maailmas on inimesi väga palju, kes siin saalis on seda armastust väljendanud, väga paljudel inimestel on. Mina seda kogenud, oled sina kogenud teiste kristlaste osas, võib-olla inimeste osas, keda ta tol aeg ei teadnudki, et on kristlane. Maailmas on palju inimesi, kes ei ole mõelnud nende küsimuste peale või nende teemade peale, millest ma just rääkisin. Need on lihtsalt tegutsenud, sest et nende sees on see Jumala armastus, mis inimesi nähes paneb lihtsalt liigutama, tegutsema. Ja see on nii ilus. Ja ma arvan, et kui ma ütlesin, et kui me räägime kogudusena, siis ma näen Nõmme kogudusena seda Ihuna, kes tegutseb praegu, see on viimastel aastatel eriliselt. Ja seda on kogeda ja sellest saavad osa ka teised inimesed siin pimedal Eestimaal. Ja kui ma tahaks tuua paar näidet hakatuseks nagu maailmast, võib-olla mõnda sa tead üsna kindlalt, mõnda võib-olla kõik ei pruugi teada, aga minu jaoks 3 eluloo raamatut, mida ma olen läbi lugenud, 3 siis inimest, kes armastasid Jumalat ja armastasid inimesi enda ümber ja täpselt samamoodi nad lihtsalt tegutsesid ilma küsimata küsimusi, ilma saamata garantiisid ja riskides ka oma eluga väga palju. Ema Teresa. Ta oli naine, kes armastas tõesti neid, kes olid kõige vaesemad, kes olid kõige tõrjutumad, kes olid ühiskonna kõige madalam klass, sest need olid paljudel väga jubedad haigused ja nad olid suremas. Ta ei küsinud isegi nende usku. Ta ei küsinud tausta, küsinud tulevikku. Ta lihtsalt ütles, et iga inimene, keda me puudutame, on tegelikult justkui Jeesuse maskeeringus. Ema Teresa armastus oli enne informatsiooni, enne garantiisid ja ta maksis sellest väga palju. David Wilkerson, minu jaoks üks kõnekamaid mehi, kes on olnud eeskujuks, kellega ma ise ei saanudki kohtuda, aga ta oli üks lihtne pastor Ameerikas, kes kuulis Jumala kutset, läks New Yorki kõige ohtlikumasse piirkonda gängide keskele ja hakkas oma eluga riskides kuulutama evangeeliumi, aitama noori, keda ühiskond kartis, kelle ühiskond oli hüljanud. Ta ei oodanud, et need kõige jubedamad poisid, kellest kõik inimesed kaarega mööda kõndsid ja kartsid, ta ei oodanud, et need poisid muutuksid esmalt, esimese asjana. Ta astus lihtsalt ligi. Ta oli pastor, lihtne pastor, kes armastas Jumalat ja tahtis armastada neid lapsi, neid noori seal. Ja ta on kirjutanud ka paar raamatut, mis on minu südant väga puudutanud ja ma usun, et see on üks raamatu soovitus täna hommikul. Ja sellest David Wilkersoni elust ja üldse nagu ettevõtmistest on alguse saanud Teen Challenge'i töö. See on üks ülemaailma liikumine, mille kaudu on tuhanded ja tuhanded noored saanud vabaks sõltuvustest. Ja need lood, mis sealt raamatus kirja tulevad, need ei ole lihtsalt sellised sõltuvused, millest on lihtne lahti saada. Aga tuhanded ja tuhanded, võib-olla 10 000 noored on jõudnud Jeesuse juurde tänu selle töö kaudu. Sest keegi ei küsinud küsimusi, lihtsalt armastas inimesi ja usaldas, et Jumal teeb ülejäänu. Ja toon ühe kiire näite veel. Corrie ten Boom, võib-olla oled kuulnud, et see on üks lihtne Hollandi naine, kes maailmasõja ajal varjas juute natside eest. Ta ei tundnud neid isiklikult, aga ta uskus seda, et iga inimene, kes elab tema lähedal, kellega ta kokku puutub, väärib elamist ja on väärtuslik Jumala silmis. Corrie riskis kõigega, ta kaotas oma pere,
Ta elas üle isegi koonduslaagri, ta maksis suure hinna sellepärast, et ta armastas ja usaldas endiselt Jumalat lõpuni välja. Ta pidi ka minema koonduslaagrisse, aga ta ei kahetsenud mitte ühtegi korda. Miks? Sest et ta armastas Jumalat ja armastas inimesi ja ütles Jumalale, et Jumal, sina teed ülejäänu. Sinu käes on see, mis pole minu käes. Aga ma tahaks täna tuua ühe lihtsa näitega täna siit Eestimaalt, mis ei ole võib-olla nii drastiline muutus nagu New Yorgis need noored, kes olid narkosõltlased. Võib-olla see ei ole pool surnu, kes tänaval lebab, aga selle loo mõte on just see, et tuua üks lugu, mis on lihtne, aga väga suur, oluline tunnistus täna hommikul, et näidata, et mina lihtne Jumala laps saan olla kasutatud, kui ma armastan inimesi enda ümber ja usaldan Jumalat, et tema teeb ülejäänu. Ma räägin teile ühe loo ühest noormehest, kes oli selline varateismeline, täiesti, ma ei oska kirjeldada teda, raske on kirjeldada. Ta oli selline, koolis olid raskused, peres ei olnud asjad väga hästi, ta tarbis alkoholi, tegi ka võib-olla narkootikume, suitsetas. Ja see noormees, ta oli Jumalast väga kaugele, kindlasti ta Jumal ei huvitanud, absoluutselt mitte. Lihtne, sihuke kutt, 14-aastane, 15-aastane. Aga see noormees sai tuttavaks ühe perega, kes käis koguduses ja kellest eriti selle pere ema oli väga jumalakartlik. Väga jumalakartlik naine. Ja seesama noormees, ütleme siis, hängis, sai läbi selle pere 2 tütrega. Ja nüüd oligi see hetk, kus seesama noormees, kes on selline, ma ei tea, mitte väga hästi riides, ma ei tea, kui viisakas ta oli, aga ta ei oleks minul küll väga positiivset muljet jätnud. Aga nüüd ühel päeval seesama noormees astub sellest kodu uksest sisse, kus on see Jumalat armastav ema ja siis ta teab, et see noormees siin hängib minu tütardega. Ja nüüd on nagu seesama hetk selles loos on see, mis oli halastaja samaarlase loos. Kas ma jalutan kaarega mööda, võib-olla avan oma kodu ukse, aktsepteerin, et ta siin on, või ma olen see, milleks Jumal on kutsunud ja armastan seda tüüpi, seda noort meest, kes on Jumalast nii kaugel ja ei tundu, et ta väga lähemale tuleb. Selles loos tulevad esile kõik need elemendid, mida ma täna hommikul juba jagasin. Ehk siis see ema, kuigi ta oleks miljon põhjust öelda, et pigem hoidke sellisest seltskonnast eemale, sellisest noormeest eemale. Aga Jumala armastuses ei peaks valima, keda armastada. See ema otsustas seda võõrast noort meest armastada. Armastus maksab midagi, kindlasti. Ja ma ei räägi, et kui see ema seda noormeest armastas, et ta kuidagi hullult mõtles, et ma maksan hinna või ta ei mõelnud, et ma ei saagi garantiisid. Ta lihtsalt tegi seda nagu selles halastaja samaarlase loos, kes lihtsalt tegutses selle armastuse najal, mis Jumal oli tema sisse pannud. See noor mees võeti koju vastu, väga palju see noormees sai seal kodus süüa, teda armastas, ta kodus koges peretunnet, mida tema sellisel kujul ei kogenud, sest et tema pere oli katkisem. Seesama noormees sai isegi kogeda püha vaimu, kui ühel päeval seesama ema kutsus ühele üritusele või see pere läks mingile kristlikule üritusele, see noor mees läks ka sellele üritusele. Aga isegi kui ta sai kogeda püha vaimu, käed pandi tema peale, ta sai aru, et see on ebanormaalne asi, siis ta läks ära ja jalutas oma teed edasi. Sellel noore mehel oli üks üsna tõsine haigus ja ta oli käinud haiglates mitu korda vist. Ja ühel päeval, kui ta oli haiglas, tilgutite all, siis seesama ema tuli haiglas seda noort meest vaatama, küsis, et kas sa lubad, et me oma koguduses kristlastega palvetame. Ma ütlesin, et mul ei ole midagi kaotada, kuigi see tundus isegi võõras. Aga mõned päevad hiljem, pärast mitut aastat, esimest korda see noormees koges, et tema tervis on teistsugune.
Mitte ainult lihtsalt armastustegude sõnadega, vaid ka palvetega. See on nii oluline. Aga ühel päeval see noormees ja need suhted natuke kaugenesid ja see noor mees jääb sellest perest eemale ja see ema ei näinudki selle noore mehe puhul muutust. Ta panis väljaspoolt võib öelda, et ta panustas sellesse noorde kutti väga palju, aga ta ei mõelnud ise seda kunagi niimoodi. Ta ei mõelnud kunagi, et ma olen panustanud, ma olen teda armastanud, ma olen maksnud hinna, ma ei saanud garantiisid. Ta lihtsalt armastas väga sarnaselt sellele, kuidas halastaja samaarlane või kuidas Jeesus armastab inimesi. See ema koges, usun ka, endale teadmatagi seda esplaknitset, seda kaastunnet selle poisi vastu. Ilma mõtlemata ta tegutses. Aga see lugu pole läbi. Ühel päeval see sama noor mees, kui ta on läinud maailmasse täiesti, sügavasse maailmasse, veel kaugemale maailmasse, siis ühel päeval leiab ta oma sahtli põhjast piibli ja ta teeb nagu sellele Jumalale, hüpoteetilisele Jumala ettepaneku, et kui sa oled olemas, siis näita mulle ennast. Ja Jumal näitab ennast. Ja see noor mees annab oma elu Jumalale. Ja see noor mees olen mina. See lugu ei ole minu lugu, see ei ole selle ema lugu, see on Jumala lugu. Ta ei teinud selle päästepalve mitte kellegi surve tõttu, isegi mitte kuskil kirikus, vaid oma magamistoas. Aitäh, vennas. Ma kogesin kaastunnet praegu. Ta oli oma toas, keegi ei survestanud teda. Vaid tema sees oli armastus, selline armastus, mida ta oli kogenud ilma, et keegi temalt midagi ootaks. Et ta peaks kuidagi käituma, et ta peaks olema mingi isiksusega. Enne kui midagi oli näha. Täna see noor mees on usus. Ja tõesti uskumatu. Oleks ikka veider, kui ma ütleks see vastupidi. Ja ma ütlen selles samas loos, see murdehetk on sellel hetkel, kui see noor mees astub sealt kodu uksest sisse ja see ema vaatab seda poissi. Me kõik oleme oma elus mingil kujul nendel hetkedel, kus meil on küsida, kas me armastame või me leiame vabandusi, nii nagu preesterile halastaja samaarlase loos. Aga ta tundis kaastunnet ja see ei pannud teda paigale, vaid see pani teda liikuma. Au Jumala nimel, et ma saan täna Jumalat teenida juba pikki aastaid. Ma saan öelda seda, et mis selle loo teeb nagu minu jaoks eriti nagu südamlikuks on see, et 8 aastat oleme oma kodu avanud noortele inimestele. Meie elus kodus on palju päästepalveid, igast häid asju toimunud, mida Jumal on teinud. Ja ma näen, et see on see täpselt, mida tähendab jüngerlus, et me elame midagi välja, mida endale arusaamatultki teised inimesed võtavad üle. Ja ma ütlen, et ma muidu ei teeks seda, aga lihtsalt ma näen selles loos nii palju ilusaid asju. Ja see ongi see, mis on minu nagu põhisõnum Jumalalt, mis ta pani südamele, et armastame inimesi ja usaldame, et Jumal teeb ülejäänu. Kui palju on käinud minu abikaasa kodust läbi noori, kelle osas vaatad, et täiesti lootusetu. Täiesti lootusetu. Ja lihtsalt mõni aeg hiljem lihtsalt tõstad käed üles ja oled sõnatu. Sest Jumal tegi selle, mida minu abikaasa, mida meie ei saa teha. Meie anname oma panuse. Ja ma tean, et see inimene saab natuke pahaseks, aga
võib-olla, loodan, et ei saa, aga ma usun, et miks on Jumala sõrmejäljed, sest et see inimene on ka täna siin saalis, see ema, kellest ma räägin, ja tal on täna sünnipäev, nii et tänu Jumalale selle eest. Ja ma kordan seda, et see on Jumala lugu ja me ei pea kartma jagama neid tunnistusi, ma ütlesin seal alguses ka, et need lood on nii inspireerivad. Mulle meeldib Halastaja samaarlase lugu, mulle meeldib ema Theresa, David Wilkerson, Corrie ten Boom. Aga teate, kui erilised need, kui me ise puutume nende eludega kokku. Ja kui me täna ka lähme siit ära või õhtul palvetame, täna siin kogudust veel palvetame, siis ma julgustan mõelda nagu nende inimeste peale, kes on meie eluteel olnud need olulised. Ja kui me mõtleme need inimestele, me teeme au Jumala, siis me täname Jumalat selle eest. See on nii eriline Jumala lugu, mida tema on teinud ja kuidas tema on sättinud. Ja kellele oleme meie saanud olla ja kellele me saame olla tulevikus armastuseks. Meie töö Jumala lastena on lihtsalt avada uks ja öelda, tule nagu sa oled teretulnud. Ja ma olen kogenud ka selle sama koguduse kaudu seda ja nagu ütlesin, et see, kuidas Jumal kasutab Nõmme kogudust, kuidas teie olete lihtsalt need samad Halastaja samaarlased, kes tunnevad seda kaastunnet eestimaalaste vastu, kes Jumalat ei tunne. See, kuidas Jumal kasutab täna ja liigutab. Ma näen seda, ma kogen seda, ma olen nii tänulik, et see on Jumala lugu. See ei ole meie ega mitte ühegi inimese lugu. Aga ma ütlen ka seda, et enne kui me lähme 4 inimest, üks itta, üks läände, üks põhja, üks lõunasse, siis mõnikord on tegelikult, kui me lähme ja armastame inimesi, siis tegelikult võib-olla meie enda kõige lähemal on inimesed, kes vajavad seda kaastunnet. Kui oluline on märgata neid, kes võivad olla su perekonnas, võib-olla su koguduses, võib-olla su kõige lähedasemad inimesed. Ja nii eriline on see, et varakirik juba nägi tähendab siis Jeesust kui kedagi, kes leiab meid igat ühte, samamoodi poolsurnuna, nii-öelda, meie patu, meie katkise elu ääres, poolsurnuna tee ääres, ta ravib meid ja maksab hinna. Meie armastame, sest tema armastas meid esimesena.